Juba aastaid räägivad inimõiguslased lapsorjadest, kelle tööjõudu kasutatakse Aafrika kakaoistandustes. Sellest šokolaaditööstuse varjuküljest on kirjutatud mahukaid raporteid, kuid siiani on jäänud tähelepanuta, et nendes samades aruannetes seisab, et pisikene Eesti on maailma üks suurimaid kakao importijaid just nendest samadest probleemsetest riikidest. Kas tõesti soodustavad Eesti magusasõbrad laste orjastamist? Nad on näljas, räbalates ja nende ihu on täis marrastusi. Nad kasutavad raskeid matšeetesid, kannavad suuri kandameid ja pihustavad ohtlikke kemikaale. Selline on argipäev sadadel tuhandetel Lääne-Aafrika lapsorjadel, kes rabavad 15-tunniseid tööpäevi kakaoistandustes. See on absoluutselt kriminaalne. Sealt ei ole võimalik põgeneda, sealt ei ole pääseteed. I think everyone who eats chocolate should know it. It's not good enough to be happy to live in ignorance about these things. Ebainimlikes oludes vaevlevatest Musta mandri lastest on tehtud nii dokumentaalfilme kui ajakirjanduslikke uurimusi. Ka mitmed rahvusvahelised inimõigusorganisatsioonid, nagu näiteks Global Witness ja Oxfam International, on koostanud raporteid räiguste kohta Lääne-Aafrikas. We have stories of children who are not paid, of children who are actually imprisoned. We sadly also have stories of children trying to escape the farm, but then being shot. Lapse päevane toit oligi see, kui ta sisuliselt lakkus nende kakao seemnete ümber olevat seda valget ollust, mis on siis süsivesikurikas, et see oli tema ainuke päevane toitumisvõimalus. If you look at minimum age in Côte d'Ivoire, there are more than 250,000 children below 12 at birth in the cocoa supply chain. In Ghana, it's even worse. It's more than 270,000 children at work in the cocoa supply chain under the age of 12. Lääne-Aafrika on maailma suurim šokolaadi tooraine kakao tootja, andes enam kui 70% kogu maailma kakao ekspordist. Teisipidi, see šokolaad, mida meie nii hea isuga naudime, tähendab kibedat reaalsust sadadele tuhandetele Aafrika lapsorjadele. Kusjuures nemad tootmisahela esimeses otsas ei ole šokolaadi kunagi maitsnudki. Have you eaten chocolate before? No. Aga see pole kaugeltki enam saladus, sest maailma suurimad magusatootjad on karmi reaalsusega kursis viimased 10 aastat. Praeguses maailmas, kus me räägime suurte sõnadega ettevõtete vastutustundlikkusest, mis tegelikult on vabatahtlik, me kõik võime ütelda, et me oleme moraalselt jube head ja tublid inimesed, aga me ei vaevu isegi mõtlema, kust siis meie šokolaad tuleb. Kui suur hulk lapsi smuugeldatakse üle piiri ja müüakse sisuliselt maha piiramatu kasutusõigusega siis mingitele antud juhul kakaoistanduse omanikele, ja kus nad siis seal töötavad aastaid, nägemata võimalust sealt kunagi üldse pääseda, mis me sellest räägime, eks ole. See sama muster kordub. Lapsed, keda öeldakse, et nad on korraks koolist tulnud kakaoistandusse oma onu aitama, ja kui onu käest küsitakse, et no mis su lapse nimi on, siis onu pageb ära ja tegelikult seda ei teagi. Riina Kuusik-Rajasaar on humanitaar- ja arenguabi pakkuva MTÜ Mondo juht. Jaanus Väljaaga õiglase kaubanduse koordinaator Eestis. Ehkki võõraid Lääne-Aafrika kakaoistandustesse vabalt ligi ei lasta, on nii Jaanus kui Riina sealse olukorraga hästi kursis. Meie organisatsiooniga, kes me töötame üleval Põhja-Ghanas, näeme seda tegelikult aastate lõikes, oleme näinud, kuidas lapsed lihtsalt kaovad ära või õigemini nad lähevad tööotsingul alla lõunasse, lootes siis kas kaevandustes või siis kakaoistandustes tööd leida, aga 5–12–16-aastane laps peab käima koolis, mitte töötama. Aga heidame korraks pilgu ajalukku. Esimest korda jõudis lapsorjade probleem kakaoistandustes maailma teadvusesse 2000. aastal, kui teema tõi avalikkuse ette BBC. 2001. aasta septembris leppisid mitme riigi valitsused ja maailma suurimad šokolaaditööstused kokku, et asuvad üheskoos võitlusesse.
Seda nimetati Harkin-Engeli protokolliks ja selle järgi pidanuks laste orjatööjõud olema likvideeritud 2005. aastaks. Kui tärmin kukkus ja selgus, et olukord pole muutunud, lükati tähtaega veel 3 aasta võrra edasi. Tänaseks on selge, et Harkin-Engeli protokoll on osutunud täiesti jõuetuks. Tulemusi ei ole, et tulemused on väga kesised, paljudesse piirkondadesse pole see info või see tegevus üldse jõudnudki, ei ole informeeritud tootjaid või kes kasvatavad need kakaod, et selles suunas üldse töötatakse. Nüüd on võetud uusi lubadusi, uusi tähtaegasid, uuesti suured firmad on ütelnud, et nad on aidanud selliseid kogukondi, aidanud farmerite olme tingimusi parandada ja natukene keskkonna nii-öelda säästlikumalt seda asja teha, aga nii-öelda säästliku ja jätkusuutliku kakao tarneahelat ei ole jätkuvalt olemas. If you look at all this together after more than 10 years of promises, it's sad to say that the problem stubbornly persists actually and structurally. Viimane raport USA Tulane'i ülikooli poolt väitis suisa, et kogu maailma šokolaadinaudingu nimel töötab Lääne-Aafrikas endiselt umbes 1,8 miljonit last. See on peaaegu terve Läti täis inimesi. Ja see ei ole vabatahtlik töö. We have been waiting for more than 10 years for companies to do something. They have promised something, but we see hardly a result on the ground. So this is why we are also going to ask for legally binding measures, not only to states, but also to companies. Aga mis on kõigel sellel seost Eestiga? Kuidas on seotud Aafrika kakaoistandustes töötavad lapsorjad meiega? Nii üllatav kui see ka pole, siis selgub, et side Eestiga ei olegi nii väike. See tundub mõneti uskumatuna, kuid pisike Eesti on Lääne-Aafrikale üks suuremaid ekspordisihtkohti kogu maailmas. On see statistiline anomaalia või oleme me tõesti ühed aplad magusasöödikud? Kui lapata rahvusvaheliste inimõigus- ja arenguabiorganisatsioonide viimaste aastate raporteid, siis figureerib just nimelt Eesti mitmete näitajate esirinnas. Näiteks Global Witness viipas juba 2007. aastal meie suunas, kirjutades, et kogu elevandiluurannikult pärinevatest kakaobadest tuuakse Eestisse lausa 8,2%, mis on suuruselt maailma 4. näitaja. It's surprising. I didn't realise that Estonia was such a big importer of cocoa, but here we are. It's importing about 8% of the cocoa from the world's largest cocoa producer. Oxfam Internationali raport märgib aga, et ka Ghana kakaoubade statistikapirukast hammustab Eesti ühe suurima tüki. Elevandiluurannikult saabuva kakaopulbri impordis oleme aga terves maailmas suisa teisel kohal, Hollandi järel ja Ameerika ees. Nii Global Witnessi kui Oxfami analüütikuid paneb imestama, et väike Eesti on kakao impordi osas tõeline dinosaurus. Aga sellega kaasneb mitte ainult tohutu vastutus, vaid ka kohustus teada, mis toimub tarneahela teises otsas. Big part of the cocoa also coming into Estonia comes from West Africa. So chances are quite big that there's a huge probability of child labor and even worse forms of child labor. If we're buying that cocoa that's been pillaged, then we should be aware of what's happening on the ground. You know, so whether it's child labor or if it's conflict. Seega, kui kindlalt saame väita, et Eesti sadamatesse saabuv kakao aitab jõuliselt kaasa Lääne-Aafrikas vohavale lapsorjusele. Aga enne kui seda küsimust lahkame, veendume täpsetes kaubakogustes. Pealtnägija küsis numbrid Maksu- ja Tolliametilt. Möödunud aastal läbis Eesti sadamaid peaaegu 61 000 tonni kakaoube. See on umbes 2000 sellist konteineri täit. Kusjuures enamik sellest hiigelsuurest kogusest on pärit just nimelt probleemsetest Lääne-Aafrika naaberriikidest, elevandiluurannikult, Ghanast ja Togolt. Näiteks Ghanast saabus Eestisse eelmisel aastal pisut üle 27 000 tonni kakaoube. Elevandiluurannikult aga 26 000 tonni ning Togolt
saabus mereteed pidi Eestisse natuke üle 4500 tonni kakaoube. Muu kakaotoorme osakaal oli küll pisut väiksem, aga siiski üsna märkimisväärne. Näiteks kakaomassi toodi möödunud aastal Eestisse pisut üle 5300 tonni ning päritolumaade esirinnas olid taaskord elevandiluurannik ja Ghana. Kakao või import oli peaaegu 3000 tonni ning kakaopulbri osakaal oli mullu 750 tonni. Aga erakordselt suurtest numbritest ei maksa siiski arvata, et eestlane oleks üks maailma suurim šokolaadiõgard, sest suurem osa Eestisse jõudvast kakaost on reeksport ehk taas väljavedu. See tähendab, et Aafrikast Eestisse jõudev kakao suundub siit edasi peamiselt Venemaale, Ukrainasse ja Valgevenesse. Et kakao transiit läbi Eesti sadamate on tõusuteel, seda tõestab ka eelmisel nädalal Tallinna sadama ja maailma ühe suurima logistikafirma Katön Natsi vahel sõlmitud leping. Selle järgi valmib siia samasse Muuga sadamasse järgneva paari aasta jooksul 25 000 ruutmeetrine laokompleks just nimelt kakaoubade ja teiste kakaopõhiste toodete jaoks. Kakaoubasid on veetud läbi Tallinna sadama juba nõukogude ajast saadik. Tollel ajal olid paljud asjad selgelt reglementeeritud. Puuvill Usbekistanist liikus läbi Riia, kakao vastupidi import Venemaale liikus läbi Tallinna. Mart Melles on Belgia logistikafirma Katun Natsi tütarfirma Univem Eesti juht. Nende ettevõte on üks suurimaid kakaokäitlejaid Tallinnas. Melles on loomulikult ka kursis Aafrika lapstööjõu probleemiga, kuigi neid see otseselt ei puuduta. Meie kliendid on ikkagi investorid, nad ostavad kohalike farmerite käest seal päritolu riigis kakaod, töötlevad seal koha peal seda ringi ja ekspordivad. Nemad ei ole palganud, ma olen veendunud selles, nad ei ole palganud mitte ühtegi last enda heaks tööle. Logistikafirmad on kokku arvutanud, et tegelik kakao kogus, mis aastas Tallinna sadamat läbib, võib ulatuda 100 000 tonnini. Kui Eestisse ei jää sellest väidetavalt midagi, siis tekib küsimus, kust tuleb meie oma kohaliku kompvekitööstuse tooraine. Eesti suurim ja tuntuim magusatootja on muidugi Kalev. Ettevõte tunnistabki meile, et nad ostavad oma kakaobade massi tõepoolest Ghanast, kakaovõid ja pulbrit aga teistest Aafrika ja Aasia riikidest, kokku umbes 2000 tonni aastas. Kui aga küsime Kalevilt täpsemalt kakao liikumise ja nende tarneahela kohta, siis pealtnägijaga koostööst keeldutakse. Companies do know where their cocoa comes from. They do know under which conditions it has been produced. Why don't they say it? Well, I don't know. But they do have the information. Maybe they have to hide something. I don't know. Oma kirjalikus vastuses teatab Eesti suurim magusatööstus, et tegemist on ärisaladusega ning et sellisel globaalsel teemal ei soovi Kalev võtta eestkõneleja rolli. Samas kirjutab ettevõte, et neile kakaotooret tarnivad firmad on kinnitanud, et kusagil nende tarneahelas lapstööjõudu ei kasutata. If they say they know that their production chain is all right, then they should show you some proof. I wouldn't be satisfied with a reply along the lines of this cocoa is perfectly all right. I mean, how do they know that? Who's told them that? Kõik need aastad, kui on pöördutud suurkorporatsioonide tegevjuhtide poole ja küsimusega, et kas teie olete sellest teadlikud, jah, me oleme sellest teemast teadlikud, aga see nagu peaaegu ei puutu meisse, siis see seisukoht on selline tühipaljas sõnakõlks. So what I advise Kalev to do is actually to choose for a certain certification system, product certification. They can communicate to their producers that they have this certification system, that they have this control. Kalev palub ka rõhutada, et on probleemidega kursis ning seetõttu on firma liitunud Orkla kontserni liikmena Põhjamaades algatatud elevandiluuranniku jätkusuutliku kakao initsiatiivprogrammiga. Samas on Norra kontserni Orkla kodulehel mustvalgelt kirjas, et lapstööjõu vaba tarneahelat ei olegi võimalik garanteerida. What they have done is not bad, but for example in Ivory Coast they have not reached 96% of the cocoa farmers
I mean, there's still a huge amount of work to be done. Igal riigil, kellel on oma rahvuslik kakaotööstus ja armastatud šokolaadikomm, võiks sellest teada, kas see on 20 tonni või 200 000 tonni, et lõppkokkuvõttes ikkagi šokolaad on šokolaad ja tooraine on tooraine. Kui me sellest hoolime, siis me hoolime numbritest sõltumatult sellest küsimusest, et moraalsust ei ole nagu, et natukene oleme moraalsed ja natukene ei ole ka vastutustundlikud, kas me seda oleme või ei ole, et selles mõttes on moraali küsimus on ikkagi mustvalge. Loomulikult ei saa me üheselt väita, et minu üks lemmikuid, Tiina Komm näiteks, oleks osaliselt valmistatud Aafrika lapstööjõu abil. Aga seni, kuni meil ei ole teisi tõendeid ja ka magusatootja ise ei ole huvitatud läbipaistvast suhtlemisest, ei saa me seda paraku ka lõpuni välistada. Sinnamaani, kuni nad ei ole avaldanud oma tarneahelat, ehk siis kinnitanud kust täpselt nende kakao pärit on ja kuidas seda toodetakse, siis me ei saa kindlad olla, et seal ei ole kasutatud lapstööjõudu. Aga selge on see, et vastutus ei ole ainult suurtel firmadel, selge on ka see, et valitsused peavad sellega tegelema. As a consumer, actually, as a citizen, but also as a consumer, every time you buy your bar of chocolate, you make a decision. You make a decision to sustain the problem or to eliminate the worst forms of child labor. Me peame teadvustama seda, et tarbijatena, et on konkreetsed inimesed selle ahela teises otsas, need konkreetsed inimesed, kes oma elatist sisuliselt meie naudingu tulemusena teenivad. You can't get anywhere if your attitude is everything's okay, it's got nothing to do with me. Be curious and take an interest and then see what you can do and take it from there. Juhuslikult just täna hääletati Euroopa Parlamendis resolutsiooni, mille mõte on astuda jõulisi samme lapstööjõu kaotamiseks kakaoistandustes. Kuniks me selle tulemusi ootame, siis pange kõrva taha vähemasti 2 tõsiasja. Esiteks, ka Eesti vahendajad teenivad kakaoärilt märkimisväärseid summasid ja teiseks, ka meie kalli Kalevi puhul ei ole tarneahel lõpuni läbipaistev.